Tere! Mina olen Toomas ning selles lühivideos näitan ära, kuidas seadistada Project Folderi töövoog. Niinimetatud projekti kausta töövoog või siis inglise keeles Project Folder Workflow tähendab sisuliselt seda, et projekti meeskonna vahel on välja jagatud ühine pilvepõhine kaust, olgu selleks siis Dropbox, OneDrive, Google Drive või midagi muud. Eelduseks, et kõik mudelid uuenevad IFC eksportimisel automaatselt, tuleks mudeli nimetused hoida samad. Üldlevinud praktikas kasutatakse mudeli nimetustes uuendamise kuupäeva, aga siin seda teha ei tohiks. Muidu tekib projekti kausta lihtsalt palju dubleeritud mudeleid. Samuti ei tohi muuta projekti kausta nimetust ega struktuuri. Antud näites kasutame Dropboxi keskkonda ning selle kasutamise puhul peab olema kindlasti installitud töölaua rakendus või siis inglise keeles desktop application. Kui käivitada BIM-Collab Zoom, siis täiesti esmakordsel käivitusel avaneb järgnev aken. Siin tuleb sisestada oma emaili aadress ning BIM-Collab Zoom keskkonnas määratud email. Juhin tähelepanu sellele, et esmakordsel sisselogimisel on tegu BIM-Collabi üldserveri parooliga. Iga eraldi ettevõtte serveri puhul on oma sisselogimise andmed. Kohe näitan ka, mida see tähendab. Kui on sisse logitud, siis tuleks klõpsata vasakul üleval ääres asuval File menüü nupul ning RIP-menüüst valida Connect to BIM-Collab. Avaneb aken, kus tuleb määrata töövoo server. Siin määratakse ära ettevõtte poolt kasutatav BIM-Collab keskkonnaserver, kus asuvad vastavad projektid. Vaikimisi on selleks eelpool mainitud üldserver join.bimcollab.com, kuid join tuleks antud näites asendada sõnaga tarkan. Kui projekt on mõne muu ettevõtte halduses, siis serveri nimi on ka teine ning sealsed sisselogimise andmed võivad olla erinevad, kui on näiteks kasutaja poolt määratud teistsugune parool. Nüüd avaneb aken, kus küsitakse uuesti kasutaja nime ning parooli. Tarkoni poolt on varasemalt meili peale saadetud link, kus tuleb määrata konkreetse serveri jaoks parool. Nagu eelpool mainitud, siis parooli võib määrata sama, mis oli ka üldserveri jaoks, aga võib ka täiesti erinev olla. See on kasutaja enda otsustada. Samuti võiks teha aktiivseks Remember Me nupu, sellisel juhul järgnevatel sellesse serverisse sisselogimistel enam uuesti parooli ei küsita. Kui see on tehtud, siis tuleb nähtavale kasutajale määratud projekt või projektid, juhul kui neid on rohkem kui üks. Tuleb valida soovitud projekt ning klõpsata OK nupul. Esmakordsel projekti avamisel avaneb vaade, kus kõik osamudelid on punased. See tähendab seda, et programm ei leia arvutist õiget kohta, kust neid avada. Selleks on vaja klõpsata jällegi menüü nupule File ning valida Project Folder. Avanevas aknas on nüüd vaja klõpsata 3 punktiga nupule ning leida enda arvutis olev Dropboxi aadress konkreetse projekti osamudelite kaustale. Hetkel punane kaust ja enda poolt arvutist valitud kausta nimed peavad kattuma. Kui õige asukoht leitud, siis vajutada OK. Minul siin videos on küll Share nupp, kuid tavakasutajatel on selle asemel OK. Nüüd peaksid olema kõik osamudelite nimetused halli värvi. Et osamudeleid aktiveerida, tuleks võtta soovitud mudelid valikusse ning hiire parem klõpsuga avada RIP-menüü, kust peaks valima Load Model. Kõik sisse laetud mudelid peaksid nüüd olema vaaturis nähtavad. See, millised mudelid laadimise valikusse võtta, on igaühe enda isiklik valik ning see salvestub personaalselt pilve. Ehk kui samast arvutist järgmine kord projekt uuesti avada, siis laetakse sisse need mudelid, mis viimati olid. Nüüd ma korraks sulgen programmi, et näidata, kuidas see järgnevatel avamistel käitub. Edaspidistel sisselogimistel saab projektide vahel liikuda juba lihtsamalt, kui vajutada File ning Connect Recent. Seejärel valida projekt. Teine võimalus oleks selle nupu kõrval olevat noolekest klõpsates ning valides projekti RIP-menüüst. Tänan vaatamast ning järgmise korrani!